Ida-Virumaa arengukonverentsil lõpetab siis paneeldiskussioon, mida oleme terve päev oodanud ja paneeldiskussiooni teemaks on, kuidas tagada maakonna arengustrateegias kokku lepitud tegevuste elluviimine ja tulemuslikkus. Et ta paistab selline lohisev küsimus, aga siiski. Et olukord on selline, et juba pea 3 aastat tegeleb maakonna arengustrateegia koostamise ja elluviimisega kohalike omavalitsuste maakondlik ühistegevus, see toimib ühistegevusena, peaks toimima. Aga samas on omavalitsuste liidu eelarve kordades väiksem isegi kõige väiksema eelarvega vallast ning hetkeseisuga on maakondade arendusstrateegiat elluviimise toetusmeetme maht umbes 1 000 000 eurot aastas. No selle eest saaks vist Narva magalarajoonidesse 3 korralikku parklat ehitada. Et kuidas siis ikkagi selles olukorras viia ellu kõik suured unistused ja tegevused, mis maakonna arengustrateegias kokku lepitakse, sellele, mis üritamegi vastust leida. Meil on Slido keskkonnas ka küsitlus, kus me pakkusime välja omalt poolt võimalikud vastuse variandid. Nad ei pruugi sealt ühte valida, võib ka mitu olla, et peaksid kohalikud omavalitsused koostööd rohkem tegema, nagu nad vist ei teeks, vist teevad, ma ei tea, et riigi keskvõim peab suunama rohkem maakonda toetusi ja investeeringuid, no nagu suunatakse, tuleb rohkem kuulata ettevõtjaid ja toetada nende arengut, no seda me nagu teeme. Väga hea ettepanek minu meelest. Vabariigi valitsuses tuleb luua Ida-Viru ministri ametikoht. Seda pole varem tehtud. Võiks teha, võiks proovida. Ja siis on kokku lepitud eesmärkidest tuleb kinni pidada, järjepidavalt nende poole liikuda, miks mitte, ja viimane vastuse variant, meil on kõik väga hästi, kah täitsa olemas. Et palun siis osalege, hääletage, valige teile sobiv ja mõttekas vastuse variant, eks aitab ka meie diskussiooni kuidagi pärast kokku tõmmata. Nüüd ma esitlen meie osalejaid. Meil osalevad Ivoli juhatuse esimees ja Toila vallavanem EVEA-st, Sillamäe sadamast Tõnis Seesmaa, Silbort kinnisvara juhatuse esimees. Jah, juhatuse liige. Rahandusministeeriumi õiglase ülemineku koordinaator Ivan Sergejev, Erik Amsejev, ajalehe Põhjarannik peatoimetaja, Allan Niidu, Põlevkivi kompetentsikeskuse teadusjuht ja Ida-Viru teadusnõukogu liige ja Pille Sööt, Ida-Viru ettevõtluskeskuse juhatuse liige. Armsad sõbrad, palun seletage mulle ära, mis probleem selle arengustrateegia elluviimisega on. Miks ei suudeta kokkuleppele jõuda või suudetakse EVEA-st? Sa kasutasid sellist mõistet nagu ei suudeta. No see oli sinu küsimus. Või suudetakse? On probleem, ei ole probleemi? Probleemi ei ole, see on väljakutse. Aha. Et tegelikult strateegias seatud eesmärgid oleme me ise välja töötanud. Koostööpartnerid, kohalikud omavalitsused, ettevõtjad, see loetel on hästi pikk. Ja nüüd, et seda siis ellu viia, tuleb osata kokku leppida. Tegelikult neid tegevusi, mida meil vaja teha on ja mida me tahaks teha, neid on väga palju. Tegelikult ma tegin täna siin esimeses pooles mõningaid märkmeid. Et nad meelest ära ei läheks, siis on mul ka paberil ja väga meeldis minu arust Katri Raik ütles seda, et me peame tegelikult mõtlema hästi suurelt. Suurelt oleme me mõelnud ja suureks me peame saama, see on meie eesmärk. Nii aga selle nimel ongi ainult koostöö ja kokkuleppimine, aga selle saavutamiseks peame me endale igaüks otsa vaatama ja jälle ütlus, et me peaksime iga omavalitsus oma piirkonnas leidma selle tõesti ühe suure asja. Ja siis juba kokku leppima kõikide koostööpartneritega ja omavalitsustega. Tõnis Seesmaa, milline oleks siin ettevõtjate roll? Kas ettevõtjad ka saaksid sellest kokkulepetest osa võtta? Ettevõtjate nagu põhimure on nagu selles, et saaks rahulikult tööd teha ja saaks ennast arendada. Kui väga oluline on koostöö kohaliku omavalitsusega,
sest igal ettevõtjal on teatud hulk pabereid, mida on vaja algatada, tõestada, arutada kohaliku elanikkonnaga. Teistpidi ettevõtjad võib-olla näevad asju kõrvalt ja näevad natukene teistmoodi kui seda kohalik omavalitsus, mis on nii mõneski mõttes poliitiline. Ma ise olen osalenud vähemalt 3 Ida-Virumaa arengukava koostamise juures ja viimane oli puhtalt poliitiline, kus nii-öelda kirjutati väga palju asju kokku teatava poliitilise grupi poolt. Ja rohkem ongi nagu selles, et ettevõtjaid võiks kasutada ekspertidena. Kas meil nüüd mingis projektis osalemiseks on raha või ei ole, on teine küsimus, aga ettevõtjad tavaliselt liiguvad natukene rohkem kui võib-olla siin Ida-Virumaal kohalikud elanikud ja nad näevad neid asju nagu kõrvalt. Nüüd see, mis on nagu kokkuleppe asjad, ütleme siis nii, et mida Sillamäe sadam on teinud, nii mõnedki projektid, mis on siis täna realiseerunud Sillamäe linnas, on algkujul tehtud nagu siis sadama poolt ja antud siis linnale nagu realiseerimiseks. Et selline võimalus on, et ettevõtjad mingil algetapil saavad nagu kaasa aidata ühe või teise projekti algatamiseks ja tegemiseks. Tõnis, öelge palun, kas teie kui ettevõtja hinnangul Ida-Virumaa arengustrateegia on tõsine dokument ja täidetav dokument? Selles on nüüd küsimus on selles, et siiamaani kõik need asjad on jäänud lõpuni viimata ja see on just selles, et kas nüüd kokkulepitud asjad aktsepteeritakse ka riigi tasandil ja peetakse siis riigi poliitikute poolt need ütleme ettevõtmised õigeks ja neile leitakse ka täiendav finantseering. Et see on nagu see põhikoht. Aga kuna valimised toimuvad iga natukese aja tagant, siis võivad ka kursid muutuda. Pille Sööt, öelge, mis te arvate, kuidas tagada, et kõik need toredad asjad, mida me strateegiasse kirja paneme, kõik need lennukad ideed, mida me täna nägime, kuulsime, et need ka ellu viidakse? On see üldse võimalik? Jaa, mina arvan, et võtmeküsimus on inimesed. Ja nagu täna hommikupoole me kuulsime, on inimeste vähenemine meie tänapäev ja see ei muutu. Ühest küljest on see halb, teisest küljest on hea, sellepärast et siis me oleme sunnitud mõtlema, mida me teeme. Te mõtlete valijaid? Ei, ma mõtlen elluviijaid, neid ideede elluviijaid. Et ühest küljest on halb, et meil on vähe inimesi, teisest küljest on hea, sest siis me saame keskenduda ainult väga vajalikele asjadele. Ja Ida-Virumaa tegelikult oskab koostööd teha. On ju näite 3 sektori koostööst, kus on kohalikud omavalitsused, avalik sektor, vabaühendused, on turismiklastri koostöö 10 aastat juba, kus ongi ettevõtjad eksperdid. On Viru filmifond, kus meie omavalitsused on kaasa tulnud täiesti hullu ideega. On haridusklaster, kus koostööd teevad erineva taseme haridusasutused. Et ma arvan, et koostööd meil osatakse teha. Oluline on see, et me ei sunniks kõiki kõikjal osalema, vaid igaüks võiks saada valida just seda koostööd teha, mis on tema jaoks oluline, sest maakond on suur ja lai. Me oleme erinevad, nagu ka Katri Raik ütles, et Alutaguse ja Narva linn on erinevad. Ehk siis nii on ka praegu, et need mudelid, mis meil on edukad, nendes mudelites ei ole alati kõik kaasatud. On kaasatud need, kes näevad sellest endale kasu. Koostöövorme käiakse mujalt Eestist meil õppimas, nii et ma arvan, et me oskame seda teha ja see on meie võti, kuidas kõik need hullud ideed ellu viia. Praeguse seisuga mitu protsenti sellest Ida-Virumaa arengustrateegiast, mis uuendamisel suudetakse ellu viia, mis te arvate? Varasema kogemuse põhjalt?
no hea strateegia on see, mis ellu viiakse, eks ju, et ülejäänud strateegiad ei ole head. Ma usun, et me ei pane sinna kirja, nagu ma juba ütlesin, et me ei saa sinna kirja panna asju, mida me ei jaksa ellu viia, et me peame reaalselt ikkagi ju lähtuma visake välja midagi praegu kohe. Mis teil meeles on? Mis teile muret valmistab? strateegias, Ja. et millega me hakkama ei saa. Ei tule ette? Ma arvan, et edu tagab see, kui me pühendume. Kui me tahame teha midagi ja see on meie kõigi eesmärk, et siin läheks elu paremaks, siis kõik on võimalik. Tuleb lihtsalt üksteisega suhelda, rääkida ja kõik see on võimalik. Ivan Sergejev, te töötasite varem omavalitsuses pikka aega, nüüd vaadate asja kõrvalt, vaataja pilguga Rahandusministeeriumist. Mis on see probleem? Miks toppavad need arengustrateegiad, miks need asju ellu ei suudeta viia täies mahus? On see kokkulepete küsimus, on see rahapuuduse küsimus, meil on selle vastuse variant, et saatke meile raha, siis tuleme toime. Ma arvan, et siin ei ole tõenäoliselt nagu ühte vastust. Et, üks asi, mis ma arvan, ja see on nagu pigem nagu selline isiklikul kogemusel põhinev asi, mitte niivõrd selle riigi esindajana, vaid lihtsalt see, et mõnikord strateegiad on sellised menüüd, millest saab nagu valida hästi palju erinevaid asju, et neil puudub fookus. Et tegelikult nagu tahaks nagu kõike, on ju, paneme igaks juhuks kõik kirja ja siis vaatame, milleks nagu raha jätkub. Et see minu arust on nagu hästi suur probleem tegelikult. Sest et siis ei suudetagi ellu viia strateegiat, sest et strateegiad iseenesest on nagu üle paisutud, nad on liiga suured. Ja nii ongi. Et selles mõttes see on arusaadav, miks strateegiat nii koostatakse, sest ega kunagi ei tea tõesti, need poliitilised suunad ka muutuvad, on ju, et võiks nagu igas olukorras võtta taskust midagi, et nagu teeme nüüd siin sõda või toda, on ju, aga noh, oleks tore, kas see nüüd reaalne on ka, et ei tea, aga oleks tore, kui me saaksime tõesti need strateegiad oleksid sellised, et me päriselt oleme ka läbi rääkinud, mis meie fookused on. Me leppisime kokku, et sinna me liigume ja me liigume ka. Aga noh, olukord minu vaatevinklist jällegi nagu selline pigem nagu isiklik nagu arvamus on ju, vaadates neid erinevaid, on see, et see on pigem nagu menüü, millest õigel olukorral valida õiget nii-öelda siis rooga. See on täiesti õige, kui tuleb kokku 8 või mitu 9 omavalitsust, kõik tahavad sinna midagi omalt poolt panna, iga väikese lasteaia, iga spordisaali ja nii edasi, lõpuks see sisse läheb, sellepärast kompromiss on kompromiss, suhted on suhted ja lõpuks on meil tohutu laam kõiksugu tegevusi, millest me peame hakkama fookust valima. Allan Niidu, kuidas fookust valida? Mis on see fookus? Mis võiks olla praeguse arengustrateegia fookus? See on sama jutt, millest me rääkisime siin esimeses pooles. No, fookus, valik, see on alati sõltub inimestest, kes sellega tegelevad, see on täiesti selge, eks ole, need, kes panevad strateegia kokku. Teine asi on see, et meil on laias laastus olemas riiklik fookus Ida-Virumaale välja valitud. Hea küll, et see läbirääkimiste käigus veel võib kujuneda üht-teist ümber, kuna Euroopa Komisjoniga pole kõik läbi räägitud. Kuid lähiperspektiiv, õiglane üleminek ja selle raames seonduv, eks ole. Ja see üks osa sellest Ida-Virumaa strateegiast muidugi on suunatud sellele, et see õiglase ülemineku nii-öelda fondi sissetulek, kui me nii võime seda nimetada, kasutada maksimaalselt Ida-Virumaa hüvanguks ära. Aga seal on ka tegelikult näha väga palju erinevaid tegevusi, mis viib jälle selleni, et ka see strateegias me oleme sunnitud siis mõnevõrra laiemalt vaatame seda. Strateegias meil on ka ju erinevad valdkonnad kaetud, nii sotsiaalvaldkond kui ka teadusvaldkond. Ettevõtlust, eks ole, üritame ju toetada ja suunata. Ja kui me nüüd järgi mõtleme, siis meil on kõiki vaja toetada. Ja siis, kui mõtleme, näiteks fookus on ettevõtlus näiteks, sa ei saa seda teha. Sellepärast, et kui sa teed ainult ettevõtlust ja elukeskkonda pole, ei aita, eks ole. Või vastupidi, loota elukeskkonna, aga teil pole ettevõtlusega ühtegi nagu projekti ettevalmistamisel ei tee neid, ei tule, eks ole, uut lisaraha siia. Kogu aeg on see, tuleb leida tasakaal, ütleme, vähemalt 3 erineva valdkonna vahel ja me peame sellega mängima. Ja sellest meil pole peaaegu kunagi pääse. Ükskõik, kuidas me seda ei vaata, eks ole. Ütleme, mina kui teadlane muidugi räägin ka sellest, et on vaja ka teadusmahukust tõsta. Ma näen nagu selles Eesti kui sellise probleemi, eks ole, et meil on vaja seda nii-öelda inimesi vähe, meil on vaja teha nii-öelda targemat tööd ja järjest rohkem seda targemat tööd.
ja muidu teisest küljest muidugi häda see, et inimeste nii-öelda haridustase vastab tüüpselt Gaussi kõverale laias laastus, mis tähendab, et seal keskel, noh, ma ei tea, kes täna bakalaureuseharidusega inimesi on kõige rohkem, kui saa midagi sellist, eks ole. Aga sellest ei pruugi alati piisata. No see on ka see. Ja siis me peame seda haridust mudima nii, et me saame inimeste haridust siin Ida-Virumaal laias laastus, et ka kogu Eestis, eks ole, suunata sinna, et on rohkem inimesi, kellel on vähegi võimalus nutikat tööd teha, peab nutikat tööd tegema. Et labida tööd jääb järjest vähemaks igal pool, näituseks. Ühesõnaga, selline keeruline asi, mida isegi teadlase seletada on raske, et seda enam siis kohalikel volikogu liikmetel, kelle tuleb see asi läbi mäluda ja siis oodata neilt mingit siis vastust. Eerik Gamzejev, mitmes arengustrateegias sinu kogemuses juba on ajakirjanikuna? No eks ta ole erinevate nimede all, ma pakun 7-8 ikka nüüd viimase 30 aasta jooksul. Ja kui rääkides teemast, et kuidas seda ellu viia, siis minu meelest ei ole nagu võimalik, kui ei tasu siin jalgratast leiutada, et Eesti on parlamentaarne riik. Suuri asju tehakse erakondade tahtel. Erakondi on umbes 5-6. Iga erakond hindab, kas see tegevus on talle kasulik, kas see toob talle hääli või ei too. Kui toob, siis seda tehakse, kui ei too, siis võib ka tegemata jätta või jätta mulje, et me ju tegeleme. Ja kui me tahame Ida-Virumaal saada, et need asjad, mis me oleme plaaninud ja leidnud, need on olulised, siis tuleb meil võita nende erakondade südamed ja ära veenda neile ideed maha müüa. Et ideaalis võiks ju ära sõeluda mõned suuremad asjad, mis on maakonna jaoks tähtsad ja sõlmida erakondade üle kokkuleppe, et ükskõik, kes ei tule võimule, need asjad tehakse Ida-Virumaal ära ja see maksab näiteks 1 miljard lähima 10 aastaks. See ongi Ida-Virumaa miljardi projekt. Et see oleks üks lahendustee. Aga teine asi on minu meelest tähtis, et need arengustrateegiad ise oleksid ka konkreetsed. No võib-olla mina ei tunne valdkonda, ma kujutan ette inimesed, kes teevad arengustrateegiat, tunnevad nirvaanat, kui nad sellist sõnastust kasutavad. Aga lõppkokkuvõttes tuleks see arengustrateegia tehakse ka kohalikele inimestele. Ka nemad peaksid aru saama, mida see tähendab. Kui ma peaksin kirjutama ajalehe loo arengustrateegiast, ma ei oska seda teha, sest ma ei oska kusagil kinni hakata. See on täis udust juttu, me võimendame, koordineerime, teeme koostööd, mis ei kohusta kedagi mitte millekski ja ei ole kuidagi moodi mõõdetav ega ei toogi ja kõik saavad öelda, me seda ju tegime. Tehtud. Milleks seda vaja on? Võib-olla on kellelgi vaja, mina sellest aru ei saa. Enne kui me edasi läheme, ma erakondade kohta, et ta pakud siis selle meie arengustrateegia erakondadele maha müüa. No tuleb maha müüa, kes seda teevad, sa peaksid tegema kohalikud organisatsioonid, kõigil Reformil, Keskerakonnal, EKRE-l on siin Ida-Virumaal omad organisatsioonid. Nemad peavad oma juhtkonna käima pinda hommikust õhtul, meil on see Ida-Virumaal vaja, teeme selle ära. Meil on vaja 4-realist maanteed. Meil on vaja Paul Kerese nimest IT kolledžit, see on kirjutatud, kui need ilmuvad erakonda programmidesse, koalitsioonilepetesse, siis see garanteerib, et see ära tehakse, aga tõenäosus on juba palju suurem. Milline erakond on Jõhvis praegu võimul? See selgub nüüd lähima tunni jooksul vist jälle. Kes ei ole nõus Eerik Gamzejeviga või on nõus? Kes tahab seda erakondade teemat kommenteerida? No ma võin paar sõna öelda endise poliitikuna. Et ka erakonna kontoris käib võitlus erinevate ideede, erinevate maakondade ja erinevate projektide vahel. Ja tavaliselt on niimoodi, et need, kes kõige rohkem tõesti, siin ma olen Eerikuga nõus, need, kes kõige rohkem karjuvad, need ka saavad. Ja teistpidi on siis nii-öelda reitingute ja häälte lugemise mehhanism, eriti osav sellel teemal on härra Jaak Allik, kes ei ole eriti valimiste puhul eksinud ja ta täpselt teab teoreetikuna, mis asjad nagu peale lähevad, et kust hääli saada. Et selles osas ma olen Eerikuga täiesti nõus. Nüüd põhimine, mis on Narva, mis on Jõhvi, nii-öelda poliitiline seisund on täna see, kus inimesed ei suuda üksteisega läbi rääkida ja tegelikult kogu see poliitiline võitlus muutub ka isikute vaheliseks kakluseks.
mul on mälestus Šotimaast, kus 2 venda volikogu koosolekul, kus me käisime, lõid niimoodi, et vaata, et üksteisel ninast pere välja ja õhtul tulid siis käsikäes ja ütles, et me oleme kõige paremad sõbrad. Et üks on asi siis ideede tasandil ja teine on siis nii-öelda inimlikud suhted, et meil on, minule vähemalt tundub niimoodi, et paljudes kohalikes omavalitsus on need suhted täna niimoodi sassis ja segi, et me ei ole inimesed, et me tassime siis kõik need nii-öelda endale koju kaasa, need kaklused ja asjad. Et see on, ma olen Eerikuga nõus. Tööd tuleb teha Tallinnas, peab olema maakonnal oma tugev lobigrupp, kes siis kõikides erakondades on võimelised neid, milles siis kohalikud inimesed kokku lepivad, on võimalik see siis maha müüa ja sealt siis see kasu ka maakonnale tagasi tuua. Ma lisan lihtsalt selle, et praegu toimuvad kohalike kõigi erakondade piirkondade aasta koosolek, kui nad kusagil tähele pannud, nad on rääkinud, kes saab juhatusse, kes ei saa juhatusse, kuidas kohalikke valimisi võita. Ma pole kordagi kuulnud, et keegi oleks selle arutanud, kuidas me õiglasest üleminekut ellu viime, kuidas me paremat Ida-Virumaad rajame. Kui seda seal ei toimu, kus siis veel? No see asi, et meil peaks olema oma inimene Tallinnas, ma vaatan meie vaataja küsitlust, praegu seal juhib konkurentsitult riigi keskvõim, peab suunama maakonda rohkem toetusi ja investeeringuid, et siis saatke raha, küll me toime tuleme. Aga seal samas on see Ida-Viru ministrikoha tekitamine, see võiks olla oma inimene. Mida arvate Ida-Viru ministrikohast, kuigi see on seal 0 hääli praegu kogunud vaataja hääletuses? Kes tahab öelda? Ma lihtsalt ma tuletaks korra meelde, et meil on olnud Ida-Virumaa kuberner aastal 91, kelleks oli juhuslikult Tiit Vähi, kes saadetigi lahendama Ida-Virumaa küsimusi. Aga see oli tal nii-öelda see kõrvaltegevus tookordse transpordiministri ametikõrval. Et selline kodanik on olnud ja peale seda, selle asja käigus on Ida-Virumaale tulnud väga palju inimesi sellele. No ta oli pigem ikkagi riigi esindaja Ida-Virumaal, mitte Ida-Virumaa esindaja riigis, Tallinnas. No eks meil ole ju siit olnud ka ministreid, kes on läinud ja ka pärast ei ole see tagasi tulnud. Okay. EVA-st tahtsite kommenteerida seda Ida-Viru ministri teemat? Miks mitte? Ja, enne kui ministri juurde minna, me kõik teame, et tegelikult on Riigikogus ju Ida-Viru toetusgrupp. Ja kui palju me oleme näinud neid saadikuid meil kaasa rääkimas siis arengustrateegias või muudel kohtumistel, et tegelikult kui jõuda juba sinna Toompeale, siis millegipärast ununeb see Ida-Virumaa kui tervik ära. Aga nõustun täpselt samamoodi selle, et tahame me või ei taha. Me ei ole eesmärgistanud oma arengustrateegia koostamisel seda poliitilist poolt, aga paraku see mängib väga tugevat rolli, nagu me siin ka arutlustes oleme kuulnud. Aga nüüd, mis puudutab seda ministri kohta, siis aga vaatame asju suurelt. Ja tegelikult selline kõneisik tõepoolest, aga miks ka mitte. Sest kui me nüüd tuletame meelde, et ka see Ida-Virumaa tegevuskava, mis tegelikult aastaid oli ju sahtlipaber. Seal ei olnud rahalisi garantiisid, seal ei olnud tegelikult tegevuste garantiisid, kokkuleppeid, see oli ainult paber. Nüüd viimastel aastatel on sinna ka raha taha tulnud, kuigi see on nii märkimisväärselt väike. Et kuigi seal küsitluses on 0, aga tore oleks, mitte tore, vaid tegelikult see vajadus me näeme, et on olemas, et meil on oma minister. On kellelgi midagi ministri poolt või vastu? Mina ütleks, et poolt, aga sellel on selline vahva omadus, et
kui nüüd kujutad ette, meil on 5-6 erakonda, meil on siis kolm niisugust suuremat ja kui tekitatakse Ida-Viru ministri koht, siis tõenäoliselt läheb räme konkurents selle koha peale, sest kõik tahaksid, see on suur võimalus see maakond endale saada. Et kui sa oled minister, sa kasutad neid ressursse, mis on siia maakonda suunatud, eriti kui kujutame ette, et Euroopa Liit väidetavalt suudab meile miljardi siia kohale lükata, siis sa oled miljardi minister. Kes ei tahaks Eesti Vabariigis olla miljardi minister? See on 10% riigieelarvest. Sinu taskus. No muidugi see poliitiline võitlus, mis selle mehel lahti läheb, see saab olema üsna verine. Aga kui see vend on päriselt Ida-Virumaa eest väljas, jumala eest, olgu. Olge, me elame siin selle rohepöörde ja õiglase ülemineku tuules pidevalt juba viimased mitu aastat. Võib-olla see õiglase ülemineku raha, et 340-350 miljonit taasterahastu veel midagi, võib-olla see aitab meil sellest strateegiakriisist kuidagi väljuda, et meil on lihtsalt rohkem vahendeid nende asjade elluviimiseks. Mis te arvate? No praegult üks osa sellest Ida-Virumaa strateegia mõttes, miks seda viimasel ajal uuesti looma, uuendama õigemini, värskendama, just seesama, et on see raha on tulemas, et me näeme, et seal on see potentsiaalne rahaline kate olemas. See, kas poliitikud selle nüüd ära vusserdavad või mitte, see tegelikult strateegia loojate, ma ei tea, palju need poliitikud meil on siin, eks ole, aga põhimõtteliselt see on meie kätest väljas. Me ei saa seda nagu otse seal laua taga suunata. Me saame võib-olla, kui me lähme räägime oma tuttavate poliitikutega, kahjuks mul ei ole näiteks ligipääsu ei peaministrile. Mida me ei saa suunata? Poliitikute käitumist. Et me saame strateegia valmis teha, me käime ministeeriumites see strateegiat tutvustamas, meil on ju tegelikult dialoog ministeeriumi esindajatega, kuid me räägime peamiselt mitte poliitikutega, vaid me räägime ministeeriumi töötajatega, kes justkui rohkem-vähem on apoliitilised. Näiteks kantsler, ta võib olla erakonnas, aga ta juhib ministeeriumi ja ta on selles mõttes teised ülesanded kui näiteks minister, kes siis selle ministeeriumi eesotsas on. Et selles mõttes apoliitiline edasi-tagasi infovahetus käib, kuid me ei ole päris selge, kuidas kõik ministrid, eks ole, hakkavad käituma. Kõik on positiivsed. Aga mis reaalsus hakkab toimuma siis, kui me saame kokkuleppele Euroopa Komisjoniga ja öeldakse, olgu, et homsest läheb taotlused lahti ja kirjutage, tehke need projekte. Mis siis saama hakkab, me tegelikult veel ei tea. Ivan Sergejev, me ei tea, mis saama hakkab? No eks seda plaani praegu koostataksegi selle jaoks, et nagu enam-vähem teada, mis... Aga kas teil on Rahandusministeeriumi ametnikuna vaja meie strateegiat üldse? Ma tegelikult küsiks vastu, mida täpselt me ei tea siis, sorry, ma seda nagu väga hästi aru ei saanud. Me ei tea seda, kuidas hakkab see asi edaspidi kulgema praegusel hetkel. Me ei tea seda, kuidas poliitikud tahavad selle raha suunata, sest alati, kui on suured rahad, võimalus, siis nendega tehakse omasid mänge, eks ole. Me oleme seda läbi Eesti ajaloo näinud, selles mõttes, eks elu näitab midagi. Ei no, mina väidaks, et pigem nagu praegu see plaan koostatakse ju täpselt selle jaoks, et nagu juba läbi rääkida ja nii-öelda suunata seda nende valdkondadesse, mis me oleme siin samas nagu arutanud. Nii et selles mõttes ma tahaks küll loota, et nii nagu me seda nii-öelda programmi paika paneme, siis mina ka. Nagu läheb. Seda me kõik loodame, eks ole, et me lepime kokku, kokkuleppes peetakse kinni ja päeva lõpuks, eks ole, siis kui need nii-öelda taevase manna väravad avanevad, me saame selle ressursi siia. Seda me kõik tahame. Et võib-olla ka veel üks täpsustus vahepealt on see, et Euroopa Liidu rahastusreeglid ütlevad seda, et toetada ja taotleda saavad need ettevõtmised ja asjad, mis on mingis kinnitatud programmis sees. Et lõpuks me ikkagi peame ka välja jõudma. Kõige raskema küsimuseni on see, et mis siis on need konkreetsed üritused, mida tuleb teha, aga see on niisuguste üksikobjektide osas. Kas ma tohin siis natukene siin võib-olla, tegelikult ei ole nii. Tegelikult õiglase ülemineku ettevõtlusse ma ei räägi õiglast üleminekust, ma räägin praegu laiemalt Euroopa Liidu rahade jagamise nii-öelda ideoloogiast. See, mis on õiglane üleminek, see on veel pikk tee tüünides. Jaa, aga siiski, ma kommenteeriks seda loogikat nii-öelda, et tegelikult need meetmed, mis suunatakse ettevõtlusesse, need on enamasti ju konkurentsipõhised meetmed.
paar väikest meedet, mis on no näiteks mitmekesistamise meede on ju, mis on selline programmipõhine või siis nagu hariduslikud meetmed on jah, programmipõhised. aga need, mis on otse toetusteks mõeldud ettevõtetele, need on tegelikult konkursipõhised. ja jah, tõepoolest me oleme praegu tegemas korjet suurettevõtete puhul konkreetselt, mitte kõikide ettevõtete puhul, vaid suurettevõtete puhul, et nad saadaks meile oma idee kirjeldusi, aga see ei tähenda seda, et nemad nüüd oleks kuidagi nagu eelistatud. Tegelikult see idee korje ja seal konkreetselt õiglase ülemineku kavas ära nimetamine annab neile võimalust üldse kandideerida. Et see on see, miks me seda korjame, sest tegelikult õiglase ülemineku vahendid on, nende fookuses on eelkõige väikse ja keskmise suurusega ettevõtted, sellepärast suurettevõtted peab eraldi nimetama, põhjendama ja lõpus nad ikkagi peavad samamoodi kandideerima ja ei pruugi raha saada. Nii et siin selles mõttes tahaks, et see oleks ikka nagu meil nii-öelda klaar on ju, et ettevõtlusmeetmed õiglase ülemineku raames on konkursipõhised ja noh, ja nii ta on. Eerik, sa tahtsid ei no ma tahtsin öelda, et tore, et praegu sellest jutud vastu käib otseülekanne, aga ma loodaks väga, et kui neid konkursi tulemusi hakatakse hindama, sest hindamisprotsessist tuleb ka otseülekanne. Ma vaatan neid küsimusi, mis seal tulevad. Kõik koos ühise visiooni nimel, aga kuidas me saame inimesed kaasatud? Mida te teete selleks, et iga idavirulane pingutaks selle nimel? Mille nimel? Visiooni nimel. Kui oluline on üldse inimeste kaasamine kogu selles strateegilises tegevuses, öelge palun, on see mingi ametnike asi või peab inimestega ka rääkima? Ma arvan, et me oleme edasi liikunud kaasamisest koosloomesse ju tegelikult pigem. Point ei ole kaasata. Point on see, et see kaasamine ole aktiivne või see nagu osalemine oleks aktiivne. Me oleme, või no, ma tahaks loota, on ju, või me üritame siis liikuda kaasamiskultuurist osalemiskultuurini, et kus me päriselt loome koos neid asju, mis me loome. Jällegi vähemalt meie poolt ja selle konkreetse dokumendi puhul, mis minu nii-öelda vastutuses on see, mis me üritame teha. Et see kaasamine, et me oleme teid kaasanud, see vist ei ole isegi nagu selline ilus viis asju öelda enam, et tegelikult me räägime osalusest enamasti. Ja selles on pointi ja see ongi see, mis siin ka see viimane nii-öelda vastus võib-olla selle viimasele küsimusele, eks, et kuidas me saame inimesed kaasatud. Me ei tahagi neid kaasata, me tahame, et nad osaleks. ja palun osalegi siis. Et tegelikult takistusi ei ole ju. Pille see, on teil kommentaar selle viimase jutuajamise kohta? Mina mõtlen sellest ministrist. Ministrit see on ahvatlev, see lihtsalt väga, väga konkreetne. Et mulle meeldiks, kui kõik räägiksid Ida-Virumaa nimel, kõik idavirumaalased võtaksid sõna siis, kui on koht, et olla väljas oma maakonna eest. Et me kõik teaksime, mis siin toimub, sest see on meie maakond ja ma olen nõus, et kõik saavad osaleda. Selleks on loodud erinevad platvormid, erinevad moodused, kuulatakse ka nende õiglase ülemineku meetmete kokkupanemisel on tegelikult kohalikud väga kaasatud, et aga kahjuks on need protsessid ikkagi keerulised ja mõnikord ettevõtjad näiteks ei saa aru, miks neid kaasatakse ja nad pigem ei osale. Aga siis annavad need tugiorganisatsioonid endast parima, et anda siis sisendit, mida ettevõtjad on neile välja öelnud siis nende meetmete kujundamisse. Et jah, ma ei usu, et poliitikud on otsustati, et õiglase ülemineku rahad tulevad Ida-Virumaale. See oli otsus, vahepeal oli see poliitikutel teistsugune vaade. Aga nüüd käib juba tehniline töö nende meetmete kokkupanemisel ja seal oodatakse meie sisendit ja me anname seda. Kas suudab see suur rahalaam meie mured lahendada kõik nende strateegiliste dokumentide koostamisel, et me saame lihtsalt rohkem raha selleks, et oma mõtteid ellu viia? Me peame tegema nutikalt asju ja nutikaid asju. Et kõiki probleeme ta kindlasti ei lahenda, aga kui on meil selle võrra kergem? Jaa, kui me seda nüüd ära ei kasuta, siis on meil raskem. Et me peame selle võimaluse ära kasutama ja tegema selle pöörde, millest siin hommikupool räägiti, et see annab meile majandusliku eelise tegelikult ka täiesti reaalse rahalise, kui me õigel ajal teeme need kiired muudatused ära. See tundub praegu võib-olla ebatõenäoline, aga ja uskumatu, aga nii see on. Läheks konkreetseks. Ma avastasin arengustrateegiast, see võis olla ka arengustrateegia arengukava, Sillamäe sadamas reisiliikluse avamine.
Tõnis Seesmaa, milleks on teile vaja, et see asi oleks arengukavas või seal strateegias? Seda ei ole meile vaja. Aga kellele? Seda on vaja Ida-Virumaale. Ma lihtsalt ütleks niimoodi, sest majanduslikult on selge, et mingisugune reisisadama ja kai pidamine ei ole majanduslik kasulik. Aga ta on kasulik Ida-Virumaale. Ma võin öelda ka niimoodi, et 2 firmat, kes Tallinnas tegelevad kruiisilaevade vastuvõtuga, on käinud vaatamas meie sadamat, me oleme neile tutvustanud Ida-Virumaad ja nad on väga huvitatud. Et võib juhtuda, et kui see kriisiperiood või ütleme siis see pandeemia otsa saab, et võib-olla paari aasta pärast on meil kruiisilaevad, mis tulevad, peatavad, inimesed käivad mööda Ida-Virumaad, vaatavad, tutvuvad ja sõidavad edasi. See on üks võimalus. Teine võimalus on muidugi reisiliikumine, aga reisiliikumisega on tõesti mõningad probleemid, nii kaua kui meil naabriga kehtivat piirilepingut ei ole, on ka mõningad raskused otse Sillamäelt Kotkasse sõitmisega, kuna seal on Vene siseveed. Nii et Sillamäe sadamale ei ole seda vaja, seda on vaja Ida-Virumaale. Ja te teete selle nii ehk naera? Me ei ole kindel. Tähendab, kui meid ei toetata, me oleme öelnud, et me paneme 50% raha, aga 50% võiks siis tulla nagu teiste huviliste poolt, on see riik, on see Ida-Virumaa. Kes Ida-Virumaa omavalitsustest peale Sillamäe oleks huvitatud Sillamäe sadamas reisiliikluse avamisest? Kas keegi omavalitsusest toetaks Sillamäed selles Sillamäe sadamat? Mis te arvate? Toila kindlasti. Toila? Kas sellest piisab? Ma arvan, et siin on veel omavalitsusi. Ja, ma ei usu, et see reisiliikluse teema jätab nüüd külmaks. Ma muidugi ei oska ja ei tohi ega tahagi rääkida Alutaguse eest, sest tegelikult jäävad nemad ikka piisavalt kaugele. Ja tõenäoliselt ka Lüganuse eest, aga mine tea. Miks? Alutagusel vist, kui ma nüüd on, klooster on kelle maadel? On see Alutaguse vald? Jah. Mis tähendab seda, et selle objekti vastu on väga suur huvi. Ma veel kord toon. No me ei saa rääkida praegult nende eest. Jah, aga ma lihtsalt ütlen seda, et seda on, minnes veel ajaloos tagasi aastal 99, kui sai esimene arengukava ja sinna sai sisse pandud sõna turism. Avalikult Põhjarannikus mõningad targemad inimesed trampisid mind surnuks. Et mis turism Ida-Virumaal? Täna, kui me kõik siin räägime oma arengukavadest asjadest, me oleme tõstnud üles turismi kui ühe nii-öelda kiiresti areneva ja äärmiselt atraktiivse osa. Lihtsalt meie tugevdaksime sadama reisikai, tugevdaks turismi kogu Ida-Virumaal. Miks ma sadama kohta küsisin, ongi see, et see on üks projekt, see on suur projekt, mis asub ühe omavalitsuse piires, millest võiks olla huvitatud ka teised omavalitsused. Et on ka selliseid teisi projekte, kus võiks või peaks olema ka teiste omavalitsused toetus, et see ellu üldse viidaks. Vaat need läbirääkimised omavalitsuste vahel, kuidas need siiani on kulgenud? Kuidas on omavalitsused aru saanud sellest, et mingit suurt projekti, aga mis asub seal teises kohas, seda on vaja toetada. Hea näide, täna Klaver. Ostame Klaveri, paneme raha kokku. Kuhu me ta lõpuks pärast siis paneme, kas Narva või Jõhvi? Vaat siin algavad vaidlused. No siin tulebki leida see kompromiss ja see kasutushulk, et kui suur on selle vajadus ühes või teises piirkonnas. Nii et ma arvan, et see on jälle see, kuidas öelda, kaalumise võimalus. Kuidas Narvale selgitada, et ma räägin sellest Klaverist, et see Klaver peab Jõhvi tulema? No Narva võib-olla saab teise Klaveri. Jah. Või viiuli. Või mingi siin algavad läbi rääkida, siin algab konkreetika. Me võime rääkida sellest, et me peame jõudma kokkuleppele, kui meil tekib üks Klaver, mis me kusagile paigutada, vaat siin läbi jamaks. Vaat see ongi see kompromisside kunst. Et me teemegi kunsti, teeme nii kokkulepete tasandil kui kultuuris.
nii et ma usun, et see fookus, millega tegelikult see strateegia on nüüd, eks ju, selle dokumendini jõudnud selle hetkeni, on ikka tegelikult läbi teinud juba päris suure, kuidas öelda, muutuse ja muutusega mõttemaailmas. Et kas on meil veel midagi paremat tuua, kui palju on meil see kaasamisega tulnud ettepanekuid. Seesama, me räägime küll ainult õiglasest üleminekust siin, aga see on ka teiste projektide puhul, et tegelikult kaasatud olla, see on kõigi õigus. See, kuidas keegi oskab seda kasutada või tahab kasutada, no see on igaühe enda otsustada ja siin me ei saa kedagi süüdistada, et kui me ei saa seal nimekirjas leida võib-olla ühte või teist, eks ju. Narva on muideks siiani Jõhvi kontserdimaja peale vihane, et kontserdimaja Jõhvi läks mitte Narva, nii et see on lihtsalt ääremärkuseks. Aga Narvas on ka ju kultuurikeskused ja väga ilusad pärandid. Ida-Virumaa omavalitsuste liit, kes selle strateegia koostamisega tegeleb, võib-olla peaks selle liidu volitusi kuidagi suurendama või rahalist võimekust või see sissejuhatav osa, kus nad rääkisid, et meil on kaasrahastamiseks vaid 1 miljon eurot olemas. Mis te arvate? Kuidas peaks Ida-Virumaa omavalitsuste liit arenema? Mis peaks sellest saama? Vot see on väga hea küsimus, aitäh sulle. Palun. Et me hetkel tegelemegi organisatsiooni strateegiaga ja oleme jõudnud juba 4 seminari ära teha. Nii et see, kuhu liit peaks jõudma või minema ja mis see organisatsioon on, et sellega me tegeleme. Aga ma arvan, et meil see kaaskoostööpartnerid IVEC-i ja IVEA näol on näidanud, et me oleme tegelikult 1,5 aastat väga sisulist tööd teinud. Me küll ei jõudnud, kuidas öelda, leivad ühte kappi panna ja ühte organisatsiooni teha, aga selle eest on meil väga suur teadmiste pagas, kuidas edasi. 1,5 aastat olete tööd teinud? 1,5 aastat organisatsiooni teemaga. Aga ma arvan, et nüüd annaks ja ma kuulaks ka. Pillesööt, palun. Jaa, mul on üks täiendus, et lisaks õiglasele üleminekule tulevad ju Euroopa Liidu struktuurfondidena Eestis tuleb veel raha. Kokku tuleb 4,4 miljardit, 340 miljonit, mis tuleb õiglaseks üleminekuks, on üks väike tilluke osa sellest. Ja kõikide nende plaanide elluviimiseks võime me kasutada täpselt samamoodi nagu teisedki maakonnad ka teisi rahasid. Ehk siis rahas ei ole probleem, ma arvan ma. Öelge selle omavalitsuste liidule, mis nutab. Aga toimub. Jaa, palun. Kas me saaksime ikka kusagile Ivoli kodulehele üle sellist ettevõtmiste pingerea või edetabeli, kus on nimekiri asjades, mida me tahame lähiaastat ära teha. Olgu seal siis reisiterminal Sillamäele, olgu see 4-realine maantee Jõhvi-Narva vahel, olgu seal filmipaviljon, kus võtteid teha, olgu seal Paul Kerese nimeline rahvusvaheline IT-kolledž Narvas. Agropark. Agropark, et kas see nimekiri kusagil on, nagu elaks seal? Kas see arengukava ei ole siis või? Jaa, tegevuskava on olemas ja seal... See on täiesti arusaamatu nimekiri, seal on kusagil on mingid rahad, kusagil on mingid ristikesed, no sellest ei saa normaalne inimene aru. No. See on omavalitsuste vaheline kompromiss. See on see, et lihtsaid asju, keerulisi asju ei saa lihtsalt. Aga kui me tahame inimesi kaasata, saada aru, mis käsil on, siis tuleb nad teha arusaadavaks. Olen nõus. Et ja see ei ole väga keeruline, et mis on näiteks 10 või 20 või 30 suuremat projekti, mis on olulised, mis on läbi vaieldud omavalitsuste vahel ja leitakse, tuua nad välja, siis sellele pushida sellist toetust taha. Ja vaata siin, Erik, ongi teema, et lihtsalt kodulehekülje üles panna ei saa midagi ilma kokkulepet, et see
see tegevus ju hetkel käibki ka selle strateegia uuendamise valguses. Nii et kui saadakse omavalitsustega kokkuleppele, siis see pingerida tekitatakse. Jah, ma saan aru, arengukava on üleval, tegevuskava on ka, igaüks ei lähe sinna klikkama ja otsima seda kogu teksti, et kui kokkulepped tulevad, siis kindlasti... Aga selgitage, millest te peate kokkuleppele jõudma? Et kelle projekt on seal esimese poole peal? Loomulikult. Need on kõik aga see on meie ühine asi. Ongi ühine asi, aga ilma kokkulepeteta ei teki ühise asja seda pingerida. Kas oleks võib-olla mõttekas siis teha selle suure Ida-Virumaa asemel üks Ida-Virumaa omavalitsus, Ida-Viru maakond, mis ongi, ütleme, omavalitsusena? No see mingil ajal ju oli. Ja mina seda nii-öelda maavalitsuste kaotamist ei pea siiamaani õigeks. Teine asi, kui me vaatame täna kohalike omavalitsuste eelarveid, siis kui kohalikud omavalitsused oleksid piisavalt rahastatud ja nad ei peaks nüüd nendest samadest projektidest püüdma leida täiendavat raha oma siseste probleemide lahendamiseks, oleks pilt teistpidi. Sest täna on endiselt lahendamata küsimus kohaliku omavalitsuse ülesanded ja nende täitmiseks antud raha hulk. See on 90 aastate algusest olnud longanud ja paraku lonkab ka veel täna seda. Ja ma ei näe, üks võimalus on tõsta seda osa, mis on üksikisiku tulumaksus, mis laekub kohaliku omavalitsuse, mitte see tasandusfond, kus kõigile kühvliga antakse. Nii et see on jälle nii-öelda poliitikute küsimus, mida viimase Eesti iseseisvuse aja jooksul ei ole suudetud ära lahendada. Nii et siis selleks, et kõik need arengustrateegias märgitud toredad tegevused, kõik, ma ütlesin kõik, jah, saaksid ellu viidud, on vaja korralikku rahastust omavalitsustele, on vaja, nagu ma aru saan, mingit kokkuleppemehhanismi, mis on kiirem kui see, et me käime seal kord kuus omavalitsustes midagi kooskõlastamas, või ma eksin, või kuidas see peaks toimuma, see kooskõlastus, et me saaks vähemalt mingisuguse pingerea moodustada, et me saaks mingi fookuse tekitada. No see protsess, nagu ma ütlesin, hetkel ju arengustrateegiaga käibki uuendamisega. Nii et see on selle hetkeni, kui on juba see pingerida tekkinud, et sinna on veel pikk maa minna. Siis oleks meil vaja erakondadega läbi rääkida ja meil oleks vaja ka võib-olla isegi Ida-Virumaa ministrit, kes oleks kohe varnast võtta, kui meil mingi kiire asi Tallinnas vaja ajada või korda saata või vähemalt, kes on Tallinnas, see esindab meid. Öelge palun, aga mida me siis, kui me räägime jälle erakondadest, et mida me neile siis müüme? Me ei saa neile müüa ju kogu arengustrateegiat, me peame neile mingit kompveki pakkuma. Ma parandaksin sind, et kui see minister peaks saama, ei oleks tema asukoht Tallinn. Tallinn rikub ära. Ta peaks olema ikka siin koha peal. Aga see oli repliik. Eerik, oled sa nõus, et ta peaks siin olema? Ja minu arust see ei ole nüüd kõige tähtsam, kus ta füüsist asub, eks ta peab asuma nii siin kui Tallinnas, eks ole. Põhiline, et ta seisaks Ida-Viru huvide eest ja et seisaks selle eest, et need asjad, mis siin on kokku lepitud, tuleb ära teha, ka tehtakse ära. Ma saan aru, et arvestades Ida-Virumaa suurust ja erinevaid omavalitsusi ja kõik need kokkulepped, mis on teil vaja saavutada isegi selleks, et mingisugune pingerida kokku seada seal kodulehel, aga siiski ma küsiksin, me rääkisime siin päeva esimeses pooles fookusest ja 3 tähtsast asjast, mida peaks hambad ristis seljad koos kokku pannes ära tegema. Mis need oleksid Ida-Virumaa kontekstis ja selle arengustrateegia kontekstis? Ivan Sergejev. 3 asja. Mis need 3 asja on? Jah. Wow. Nad ei ole ju veel kokku lepitud. Ma tuletan meelde. 5 aastat tagasi. Ei, tegelikult... Ma räägin, arengukonverents, kiired ühendusteed, autoteed, 130 kilomeetrit tunnis, raudtee 160 kilomeetrit tunnis, siis elukeskkonna parandamine ja midagi oli veel, ma mäletan. Tegelikult meil oli majandus, ma saan aru, on ju, siis meil oli see nii-öelda
elukeskkond ja kolmas oli inimene nii-öelda siis, mis ta on siis sotsiaalharidus, tervis, kõik need asjad, eks. Noh, need 3 asja, nad suht hõlmavad kõike. See on kõik ja mitte midagi. Teine tuli meelde, insener-tehniline haridus. See oli 5 aastat tagasi, oluline. Praegu me räägime IT-kolledžitest ja robotiseerimisest. Et ülejäänud tuleb kaasa niisama, kaasa arvatud turism. Vaat need 3 asja, räägiti toona, on vaja kindlasti ära teha. Ühendusteed, haridus, tehniline haridus, mis toidab meie tööstusparke ja muid ettevõtteid, ja elukeskkond, et tuleksid siia inimesed elama, kaasa arvatud spetsialistid. Olete nõus, Ivan Sergejev? Tead, ja ma saan aru, et ma olen töötanud kohalikus omavalitsuses ja ma hetkel töötan nagu riigistruktuuris, aga mina isiklikult olen väga inimese usku. Ma arvan, et peame viitsima üldse tegelema oma maakonnaga isiklikul tasemel. Ma arvan, kõik see, et kas meil on siin 1 miljard või 2 või mis iganes siin erinevaid numbreid välja käidud juba varem. Tegelikult küsimus on viitsimises. Küsimus on selles, et kas ma nagu päriselt võtan, nagu teengi nii, ja lähen ja nagu teen midagi, mis iganes ta siis ka ei oleks, on ju, Äkiküla spordiklubi enam-vähem nagu nullist loodud, on ju, või mis iganes, kultuuri pealinna pingutus, mis oli alati suhteliselt selline asi, et nagu mida nad teevad, on ju, aga no näed, kui palju me saavutanud oleme, on ju. Jällegi suhteliselt nullist loodud asi, ei olnud seal suuri rahasid taga, on ju. Et selles mõttes ma arvan, et siin me kuidagi nagu kiilume nagu ära nagu nende igasuguste miljonite ja miljardite nagu taha, hakkame mingeid ridu siin nagu kooskõlastama, mida iganes. Tegelikult asi on selles, kas ma tahan siin piirkonnas elada või ei taha. Kui ma ei taha siin elada, miks mitte ja mida ma paremaks saan teha? Eks? Ja see on see osalemiskultuur, millest ma räägin. Nii et minu arust nagu ainuke asi, mis tegelikult mingisugust tähendust omab, on see, et kas ma osalen selle piirkonna arengus ja omal tasemel, kus iganes ma ei ole, või siis ei osale. Tegelikult see ongi nagu kogu tõde. Et kui ma ei osale, siis tegelikult ei ole minust kasu ka kõikides nendes igasugustes arengukavade koostamises, sest et tegelikult no siis ma ei räägi ka kaasa, siis minu asjad ei olegi seal kajastatud ja mind ei olegi justkui. Ja siis ma käin ja kaeban, et näed, minuga ei arvestatud. Nii et tegelikult ma arvan, et tegelikult on see nagu elaninkest kinni, ma väidaks. Ja palju rohkem asju ja jällegi tulles tagasi näiteks Euroopa Liidu fondide pool juurde, eks. Me räägime, et näiteks õiglase ülemineku fond on 340 miljonit, on see nii-öelda fondi osa ise. Mis meil millegipärast kogu aeg vestlusest välja jääb, on see, et tegelikult erakapitali pannus sinna peaks olema 70% veel, eks. Mis tähendab seda, et keegi peab viitsima need 70% sinna panema. No Sõllamäe sadam paneb ju oma terminali arendamisesse. 50. Ma ei läheks konkreetsete projektidesse praegu, ma lihtsalt räägin, nagu illustreerin, no ma saan aru, et väga tahaks. Mina üritan illustreerida seda, et me nagu unustame seda teist poolt, et keegi peab päriselt ka nagu tahtma seda teha, leidma neid nii-öelda rahasid, ajama välja need laenud ja nagu päriselt neid nii-öelda siis võtma juba seda toetust 25% või 30% või palju ta siis on lõpuks. Et toetused on hea nii-öelda selline või see riigi raha, Euroopa Liidu raha, see on hea selline nii-öelda motivatsiooni pakett, millest siin täna ka räägitud täitsa mitmes laudkonnas. Aga ta ei ole see asi ise, ta ei ole kogu asi, eks. Nii et mina ei tea, ma natukene tooks nagu selle, võite mind süüdistada selles, et ma läksin nagu veel üldisemaks, eks. Aga tegelikult minu arust on see nagu see põhikriteerium, et kas me näeme tulevikku selles piirkonnas või ei näe. Ja mida me tahame teha, et selles piirkonnas nagu see tulevik oleks. Ja ma arvan, et tegelikult, mis on siin oluline ka, on see, et mida rohkem me nagu igaüks natukene teeme mingisugust selle tuleviku vaatamist, on ju. Seda, mis ta on see zarazne, mis on eesti keele? Nakkav. Ta on nakkav. Et kui üks hakkab nagu kuskil nurgas toimetama ja teeb head asja, siis see asja on nakkav. Teised tahavad ka, on ju, tulevad kaasa, hakkavad ka toimetama. Vaata, mis meil juhtus nagu 2018, on ju, kui üks linn nagu julges öelda, et kuulge, et me proovime, on ju. Ja siis tulid mõned etendused, mõned kontserdid ja siis tulid veel ja siis see asi kuidagi nagu läks niiviisi hästi käima, et teatavasti siiamaani need turisminumbrid on väga head. Nii et selles mõttes see nagu täitsa isiklik privaatne initsiatiiv on minu arust nagu kõige see nagu põhimõttelisem asi. See raha on jällegi viitsimise asi, et kui ma nagu, kas ma tahan taotleda või ei taha, kas ma näen pointi selles, et taotleda. Okei, tehke mida tahate, peaasi, et te teete ja tont ei ole tähti, mis sellest lõpuks välja tuleb. Tead, mõnel tasandil ma ütleks, et jaa, nii ongi. Inimgeograaf Kari Raagma avaldas kunagi Põhjarannikus 4 stsenaariumi, ma mäletan 2 hästi. Tööstus võidab, kaevame kõike ja põletame kõike ja roheline võidab. Ida-Virumaa on aiandusühistute ja suvilate piirkond. Palun.
mis peab valima nüüd? Ma ei tea, lihtsalt ei tea. Kui tahab, ma ütleks ühe kommentaari. Olles tegelenud siis keskkonnamõju hindamiste ja muude asjadega ja nägupidi koos olnud noorte rohelistega, kes tulevad välja, on mu sõprade lapsed juba. Ja tõusis püsti Sillamäe pensionär, kes ütles, et tea noored, ma saan teist aru. Mulle meeldib ka roheline loodus ja istuda puu all ja tunda värsket merelõhna, aga teate, ma ei tahaks, et mu lapselaps selle puu all nälga sureks. Et siin on see nüüd nii-öelda tasakaalu koha otsimine, mis on. Et me ei saa kõike ideaalseid asju teha, sellepärast see kuskilt lööb väga valusasti tagasi. Aga samas siis nagu okei, aga siis hakkame rääkima sellistest kategooriatest, mis ei ole nagu mustvalgedeks. Sest et tegelikult, kui me räägime kliimaeesmärkidest, kui me räägime rohepöördest, kui me räägime õiglast üleminekust, me ei räägi ju sellest, et õhk oleks puhas. Et me räägime tegelikult sellest, et nagu 100 aasta pärast võib-olla need investeeringud, mis te praegu teete, on täiesti mõttetud, sest et ei ole kedagi, kes nagu kasutaks neid lihtsalt. See on see point. Tegelikult ma nagu, mulle meeldib see, et nagu Keit Kasemetsa te vist täna nagu hommikul tõi seda piisavalt tugevalt nagu pilti. See on paratamatu. Me peame seda ära tegema ja see ei ole mingi hea tegevus. See ei ole maailma päästmine. Planeedil on jällegi, kordan uuesti, kel see on uudis, on sügavalt ükskõik, kas me eksisteerime. Nii et selles mõttes siin ei ole nagu seda, et me üritame kedagi päästa, olla toredad. Tegelikult nagu point on eksistentsiaalses nagu väljakutses, nagu siin Eve varem ütles, mitte probleemis, väljakutses. Ja väljakutse probleemist nii-öelda eristab see, et väljakutse on selline motiveeriv jõud, millega tahaks nagu hakkama saada. Nii et järgmine kord, kui me räägime nagu kliimaeesmärkidest ja rohepöördest, oleks tore, kui me ei vastanduks puhast õhku ja puu all nagu nälgimist, vaid nagu räägiks pigem nagu konkreetsemalt natukene täpsemalt, et need ei ole vastanduvad asjad. Tehnoloogiad on tekkimas, et me teame, et see asi see ei vii meid kuhugi. Jah, nad on tekkimas. On tekkimas. Nad on tekkimas. Ja just. Ja see on ka normaalne, eks, et tegelikult protsessi ei ole, ta ei juhtu ju nagu homme, eks. Et meil ongi 30 aastat selle jaoks, et kliimaneutraalsuseni jõuda ja ma arvan, et need kuluvad ära ka. Eerik. Ja siis ma ütlen juurde, et need on tekkimas, aga 3000 väga head töökohta on juba ära tekkinud ja hoobilt. Nüüd on meil kiireid lahendusi. Ja me arutame, mis on see kiire lahendus, et see tulekahju ära kostuda. Kas see on selleks, et kui me tahame, et siia tuleks ettevõtlust mitte kunagi kauges tulevikus, vaid võime tuttu, siis lepime kokku, et ettevõtlus Ida-Virumaal saab maksusoodustusi. Olgu see tööjõumaksude või mingite muude maksude näol. Aga ta peab saama kiiresti mingi elustava süsti. Muidu needki inimesed, kes varem töötasid, siin lähevad ära. Turism on tore asi, loomulikult on elukeskkonna, aga turismi noorte unistus ei ole minna hotelli teenindajaks, ta töötab seal kunagi nooruses õppimise kõrvalt, aga see ei ole see, mis aitab perekonda elu ülal pidada, eks ole. Meil on vaja kiiresti saada neid töökohti juurde ja ettevõtteid juurde ja miks need ettevõtted peaks tulema siia, kus meil ida-lääne suhted on kokku jooksmas, me oleme siin Euroopa Liidu piiril. See saab olla ainult mingi täiendav motivaator soodustus, mis peaks tooma võimalikult kiiresti tööle hakkama, mitte kauges tulevikus. No mina ei tea, mina vaidleks vastu ja võib-olla oleks tore, kui me saaks kaasata siia vestlusesse Teet Kuusmikut, kes oskab meile küll nagu loetelu anda nendest ettevõtetest, kes on täitsa motiveeritud tulema. Need on tõesti palju asju on portfellist tal, aga praegu reaalselt, kui inimene läks tööle, kes eelmine aasta ei kaevandust tööta, tal ei ole seda varianti, kus ta saaks 2 või 2500 euroga palka. Nii, armsad sõbrad, meie aeg hakkab täis saama, aga kuna me ikkagi pidime üsna palju rääkima arengustrateegiast, siis lõpetaks ikkagi selle strateegia väikse küsimusega, nii et lihtsalt kokkuvõttes, väga lühidalt, soovitused, mida peaks ette võtma, mida pakkuma, et see kõik need toredad ideed, mida me siia strateegiasse kanname ja kandsime, ellu viidaks. Eerik. Survestada poliitikuid, panna oma pingerida paika, survestada poliitikuid. Tõnis Seesmaa. Läbirääkimised. Kellega? Kõigiga. Kõikide osapooltega. Neid osapooli ei ole 1-2, neid on palju. Ja tõesti need läbirääkimised hakkavad kohalike omavalitsuse tasandil, kus on ka kahjuks Ida-Virumaal erineva kultuuritaustaga, erinevate arusaamistega kohalikud omavalitsused. Ebe Aast. Üks sõna ainult. Koostöö. Ja kokkuleppe. Teie pilk on väga raske selle sõna.
aga sellepärast, ta on kurb, see pilk on kurb. Allan Niidu. Koostööst me ei pääse. Kõik see peab olema nii kohalikul kui riigi tasandil. Täiesti selgelt, et ütleme, ükski maakond ei ole isoleeritud. Öelge raha ka mõnikord vahele ja raha juurde. Absoluutselt. Kandke 44 miljardit ja te saate kõik vesinikupõhise majanduse. Umbes 10-20 aastaga vahepeal luuakse väidetavalt kuskil 20-30 000 uut töökohta. Ütleme nii, et Ida-Virumaal jookseb inimesi kokku siis lihtsalt. Pille Sööt. Ja, mina arvan, et kõigile võiks kinkida peegli, kuhu on kirjutatud vastutav isik ja siis, kui tekib küsimus, et kes selle eest vastutab, siis tuleb lihtsalt peeglisse vaadata ja lugeda, kes on vastutav isik. Mul ei nii meeles see, ma tahaks, kas tohib korrata. Aga ei, ma mõnes mõttes nagu Kuidas? Ivan Sergejev. Ei, ma mõnes mõttes tahtsin sekundeerida, ma tahtsin öelda, et nagu hakkame tegema lihtsalt. Et hakkame otsast pihta. Jälle otsast pihta? Ei, selles mõttes nagu oma enda otsast pihta, et nagu see, mis mul käsil on, nagu tehku ära ja seesama, mis ma nagu natukene varem rääkisin, on ju. Tõesti, mina olengi vastutav ja teengi omas osas seda tööare, mis pean tegema. Iga kodanik algatab ükskõik, mida ta tahab. Peas, et see oleks, ma ei tea, see ei pea olema Ida-Virumaa huvides tegelikult. Kui see on sinu enda väikse keskkonna huvides ja seda teevad 10 000 inimesed korraga, siis väga tõenäoliselt see on, kas tuleb sõda või koostöö. See tuleb koostöö, areneb, tõenäoliselt tuleb koostöö. Selge, hakkame pihta, teeme koostööd, teeme ära. Õige, teeme ära. Teeme Eesti suureks. Raha saab Rahandusministeerium. Suur tänu, kallid külalised. Palgapäeval. Panga automaadist tuleb. Nii, aga nüüd ma paluks siia Lauri, sest meie päevakava on nüüd otsa saanud. Ja Lauri, kes on seda päeva koostanud, jälginud, said sa nüüd oma strateegia koostamisele mingisuguse... vabandust. Proovi rääkida siia. Sisendit. Et oleks ka pärast väljundit. Jah, ei loomulikult, et ega siis minu jaoks on meil olnud päris pikk ja viljakas päev, et saanud nii positiivseid kui negatiivseid arvamusi, et strateegia kohta, aga mis ma tahan öelda, et mis nüüd edasi saab, on see, et me augustikuu jooksul katsume siis sellise esimese tekstiversiooni valmis saada, see läheb siis volikogudesse, siis strateegiana just läheb volikogudesse menetlemiseks, esimeseks lugemiseks ja et siis praegused koosseisud saaksid selle veel nagu läbi lasta ja esimeses lugemis vastu võtta ja siis me hakkame tegelema sellega, millest täna nagu taheti väga palju rääkida, aga ehk siis on see tegevuskava. Ja see on see päris nagu see kokkuleppimise koht, eks ju, et see tegevuskava peab meil valmis olema järgmise aasta kevadeks, et hiljemalt, et siis uue koosseisu volikogud saaksid need vastu võtta. Et selline plaan. Aga suur aitäh kõikidele, et neile vapratele, kes lõpuni pidasid vastu ja meie esinejatele ja Jürile, et tore päev oli. Aitäh! Et järgmisel arengukonverentsil räägime umbes sama asja uuesti. Loodetavasti. Ma kardan, et seda tulebki võtta sellisel moel, et see siis arengukava ei ole mingi asi, mis on nüüd paks valmis, eks ju. Et see ongi protsess. See on protsess, ega siis see ei lõppe ära nüüd 5 aastaga meie elu, eks ju, loodetavasti. Eks ju, et me elu kestab edasi ja me peame jälle tulema 5 aasta pärast ja arutama, et mis siis see praegune seis on, eks ju, mida me edasi tahame teha, et ega see siin nagu ei olegi mõtet nagu arvada, et see kuidagi teistmoodi saab olema. See saabki niimoodi olema. Nii et suur tänu osalejatele, suur tänu veebist jälgijatele ja kohtumiseni järgmisel Ida-Virumaa arengukonverentsil.